ja seiklus jätkub selles mõttes, et Saaremaal nüüd lõpuks ometi on tegelikult mitu päeva veel seal läheb ära ja tegelikult läheb ongi see Hiiumaal, nii et ta peaks randuma kuskil siin, kus see Sõru on, siin jah. Sealt siis Saaremaa paistab täna, jah, sealt tulime ja minek siis tõesti Hiiumaa pool on. Sina siis läheb äkki mõnu tõestas. Siit ka huvitavat. Sõru juba paistab tegelikult sealt, näete Sõru sadam. Esimene rauad! See on mingi RMK koht. Vanajõe, mingi org oli, mingisugune oru koht, sest vaatan korra platsi üle, et ega see mis siin ei olegi midagi väga vist huvitavat. Igal kõik asjad on olemas. Ööbimised asjad, prügikassid asjad, mustikad on kindlasti, mustikataimed, nüüd on seeni ka. Vanajõe oru lõkkekoht on siis see nimi, jah, oleme siin siis, jah. Näed, juba võtsin Aleksandriga lahti, et Hiiumaal ikka jõuaks Aleksandrit ka, ma arvan. Juba edasi siis Kõpu pool, aga väike põige lihtsalt siia ka. Nii, kas siin on siis midagi siis taevaskoalaadset või ei või? Väike siuke org, jah, kuule, aga mingit sügavust siin on tegelikult. Võib-olla siit peab seda jõge ka. Vanajõgi siis, jah, nii-öelda. Tegelikult täitsa äge koht. Esimest korda ka siin, nii et aga lendoravat võiks näha küll, jah. No nii, nüüd jõudsime õite ägedasse kohta tegelikult. Ma isegi ei mäleta, mis koha nimi oli. Igal ma oleme Kõpu poolsaarel. Näete, siuke hütt. Ja juks on lahti. Kuule, siin on täitsa äge. Siin on, näed, saad kirjutada siia, kes on siin käinud. Näete, küünad asjad. Küttekeha. Isegi mingisugune pann on, et saad isegi praadida kartulit äkki, kui kuskilt leiad, aga äge koht. Jah, inimtühi. Ja täna on reede tegelikult, peaks seda oli kaks juks, jah. Olen selle ukse kinni. Väga lahe, mere ääres ka. Kuule, aga siin on veel meil rännra, siin on veel istumis, erinevad kohad veel. Kuule, see on tõesti äge koht ja siia pole tõesti sattunud ka. Vist 4 korda Hiiumaal üldse kokku tegelikult, nii et vaatame see kivi otsa ka siis. Vot, kas siit on ka nüüd siis midagi huvitavat vahet. Kuule, päris lahe tegelikult. Kas tulen parkuuriga alla või lähen ikka trepist? See ei ole nii kõrge ka muidugi. Näed, meri ka kohiseb ilusti ja minu närv küll puhkab. Me täitsa mere äärde ka korraks. Väga äge koht Hiiumaal, jah. Kõpu poolsaare kandis nii-öelda, siis lainet on natukene. Kuule, siin on nii mõnus. Mõnus oleks siin ju. Äkki on lõõ teha, sai muidugi otsa, aga... Ja ikkagi midagi pole teha. Mere ääres oled ikka, väike kaader merest ka ikka. Et see ka dateeritud nii-öelda, dokumenteeritud on õigem öelda. Oi, täitsa mõnus. Midagi pole öelda. Või on küll mõnus. Õige. Aga mine nüüd läbi siis juba seal. Ei, me räägime, võtame mingid õlled ära. Mine võtta ära mingid õlled. Näed, saab selle ära visata. Nii, siin on siis Kõpu koop, mis pidi olema siis vähemalt osade inimeste arvates kõige ilusam koop tegelikult Eestis. Nii et vaadake seda uhket maja. Ja sissepääs on sealt, kui sa võrdled need uute koopidega, mis ehitatakse, sellist vaatepilti tegelikult tõesti Tartus ei ole ka. Näed, saan selle ühe Aleksandri siia kuskile. Siin on kast, et saad kohe nagu panna taara siia ilusti. Näed, see on hea asi tegelikult. Ja väljas istused kärud isegi olemas. 8 ei lahti, aga sellest pole hullu. Nii, poes käidud koobis, kõige ilusamad Eesti koobis välimisjärgi. Vähemalt niimoodi on öeldud siin. Ja võtsime need tuuborgid vahelduseks ka, et midagi võib-olla muud ka maista. Kõpu tuletorn siin, siis mina seal ülal pole käinud ja ma just praegu viitsi ronida ka sinna või. Ma ei tea ka muidugi, aga muidugi vaade oleks arvatavasti head ülevalt. Siin siis pange paus ja saate siis lugeda. 1531 või? See on küll huvitav tegelikult, et juba siis, aga okei. Siit juttu jätkub ja Rootsi aeg. Ja nagu ikka tuleb mingi ka Vene aeg Eesti riigiga. Me ei pääse sellest nii-öelda, jah. Piletiga üritus võib olla muidugi kõik värk siin. Ainult suveniiri poes. Eraldi ostma sealt või? Oih. Hea kuradi
kõiega üles minna. siit oleks jah, tegelikult ei oleks üldse raske ka ju hommikul ju. See lõpp võib-olla on natukene vaata. Aga noh, muidu läheks kõiega ära jah. Võtsime ikka piletid ära, mis tead, võib-olla ei sattu siia nii pea, et saab selle tuletorni tipuga ära vaadata. Nii, pilet on siin. Ops, ongi tuudurile jah. Vaat selle paned siia niimoodi. Vaata magega asjad väiks. Ai, hakkas tead ründama tagant. Mage. Ja Äll, sinule ka siis pärast näitan üle vaadet, ilus kõrguse vaate. Päris järsud või need kõrged trepiastmed ka nagu. Väiksed lastel oleks üliraske siit saada. Kinni jäänud. Alla tuleb kiiremini vaata tegelikult. Oh, siit läheb. Suuti paus või? Nii, esimene vaheaste või? Siin on infot ja asja nii palju, et Eiffeli kuplid. Eiffeli kuplid, okei. Vaadake siis, lugege jälle pärast. Mis toimub? Sääre Mari. No nii, jõudsime üles, see lõpp oli täiesti okei, mul midagi hullu. Igal juhul, vaadake nüüd seda. Ops, metsa on palju Hiiumaal. Seal on siis see teine kõpu pool ja seal on siis päris tipp vist äkki. Ei, oota. Kus see päris tipp on siis? Päris tipp jääb sinna. Ikka sinna vist jah? Jah, sorry, jah, seal jah, näete. Meri mõnelt poolt näha. Raia lank näed, metsa on võetud ikka, aga noh, kui majandusmets natukene võib ka. No siin tuleb tuul nüüd. Igal siin on veel üks kuppel. Et see on mingi kupli hull on siin vist tegutsenud, on ju. Et igal juhul radar, jah, super vaade muidugi. Täitsa äge, noh. Oi jah, kuule, siin läks vajus sisse kui üks koht. Oi, Äll, sa julgeks siin olla või? See on mingi kõrgem mägi, huvitav. Aga kas, kuule, kas äkki teab, kas see sisemaa jääb sinna poole, on ju, et kõrgem küngas ka. Äkki see ongi see kõige kõrgem tipp seal siis Hiiumaal või? Koht, soovitan tulla vaatama. Kelle kõrgus hirmu pole ja ega see nii hull ka ei ole tegelikult. Et ei ole päris klaasist seina ka. Ja nüüd siis allakäigu trepp. Mitte kokku kirjutatuna, allakäigu trepp. Niimoodi võib öelda, on ju. Vaata, kitsas siin on tegelikult. Isegi minu jaoks seda. Aga see esimest korra, see on lihtne vist. Võtmed üles. Võtmed üles. Ma neid riikraude ja siis üleval. Aga jah, päris sügavad astmed on jah. Nii, jõudsime alla. Ei olnud nii hull ka tegelikult, natuke pidis väänama ennast, aga nüüd ostsime söögikoha ja väike söök ja väike õlle ka muidugi ja läheb juba puhkus nautuma edasi täiel rinnal. No nii, jõudsime tegelikult Kalanasse, Kalana sadamasse siia kohvikusse ja näete, siin on lainel hoopis teine jume, tead. Ja puhkekohad, asjad, kõik saad seal kämperit võtta asju. Aga me läheme sööma, teeme väikse söögi praegu. Kõht on tegelikult tühi ja tõesti see Pinksi laud on siin kohe, näete ja laine mässab siin korralikumalt tõesti, seda peab täitsa ütlema. Ja, Kohila vineerist isegi tähtsin, jah. Korralik laud, jah. Joo, kuule siin on olemas, siin on tuul. Alas kaasaga reketid olemas, muidu näete isegi mängimiseks. Nii, õnned tulevad siia ja väike söök siin, lahedas kohas tegelikult. Mina saan oma toidu kätte nüüd ja siis hakkan siis vaatama Sainase kotlett, nii et vaatan, kas maitseb. Nii et head isu mulle ja siis vaatame edasi juba. Selline vaade, see restaurant välja astudest kohe ja kõht, toit oli päris hea, kõht sai täis ka ja aitäh super, nii et võib tulla siia veel kord, kes tahab siis Kalana Sääräär on siis see nimi just, jah. Nii et Pinksi mängides tuulekust ei saa, aga näed, tundub, et natuke saab ka. Selline koht siin on, jah. Esimest korda mina ka siin, nii et aga väga lahe, mulle meeldib. Meri üldse äge ka. Tulin vaatama seda Ristna kaitserajatisi siin. Peeter Suure ajal tehtud, et näete, siin on üks vana kasarmusee, muidugi ei ole Peeter Suure ajast, on ju. Aga näete, siin on lihtsalt nõukogude aeg. Siis tehti, jah. Siin see elati, siis sõdurid elasid sees siis ja vaatame, mis huvitavat leiame siit. Kindlasti siin rajatisi veel, ega siin esimest korda ka praegu siin, et vaatame vaikselt. Otsime siin kaitserajatisi, aga mingit viitast asju väga ei ole, et ise pead siin seiklema vaatama. Aga selline rand on küll siin, jah. Äge rand muidu küll, jah. No, läheme otsime siis edasi. Äkki leiame mõne kaitserajats üles ka ikkagi. No, see väike vaatepost, jah, aga suuri asju pole leidnud, jah. Hops, siuke vaade ka, väga ilus tegelikult. Aga noh, see oligi plätu on jäänud siia, nii et järjekordne kena kohake siin.
pakutud, kivine, mõnus. Ei ole ju mingit patareid siin risk. Midagi ei ole. Ristnasuudlus, no näete siis. Aga lahe koht iseenesest tegelikult ja midagi pole öelda. Video tuleb kindlasti teha siit, ega siin ei ole, muud varianti ei ole. Ma teen vist õllega lahti isegi siukses ilusas kohas tegelikult. Tuuborg siis pakkuda praegu. Oi jah. No. Päris hea. Või no tegelikult nii hea ei ole, aga okei jah. Noh, kõnnime tagasi ja vaatame tagasi teel, võib-olla näeme midagi. Peidetud ära ja silte ka juures ja otseselt ei olnud, et kust mis. Aga no eks siin peab vaatama, võib-olla rohkem aega oleks ka. Me peame tegelikult täna jõudma veel ühte kohta, nii et sellest juba varsti, aga eks te siis näete ka. Jõudsime siis Heltermaa sadamasse ja hakkab siis see reis mandri poole tagasi. Meil on aega vähemalt tund või natuke rohkem isegi järgmise praamini, nii et teeme aega parajaks. Ja... Mõtle, me oleme olnud edelapoolses nurgas, me oleme olnud loodepoolses nurgas. No, kurat, kus me oleme jõudnud? No, palju jutti. Laevakene aga tuleb ja tuleb sealt kaugelt. Pool tundi tulla tal veel sealt. Või on paadil mootor rike või midagi? Varsti saame peale. No nii, saime laeva peale, nii et vaata, kuidas siis sõit kulgeb siis mandrile Hiiumaalt. Oot, mis laeva nimi oli meil siin täna? See on Tiiu või midagi. Tiiu vist oli vist äkki, jah? Võib väike söök teha ja väike õlle ka ja väga mõnus igal juhul. Väike söök laevas ka, siis on parem kohe kõvasti kõik värk. Nii, kohe hakkame jõudma, siis näed, 5 minutit pärast. Jõudsime hotelli, tegelikult point on selles, lähme tegelikult vaatame ühte huvitavat üritust, nii et seda kohe varsti näete ka, tegelikult lähme vaatame kossumängu, nii. Vahe sisse saada uksest kõigepealt ja toimitust ära teha ja kiiresti jõud mängule. Korvpall, Sloveenia, yes, let's go, Estonia, Eesti. Nii, saame sisse. Nüüd hakkab kiire tegutsemine. Kui ma voodi võtad? Nii, võtan siis siia, nii okei. Nii, jõudsime mängule, napilt, aga küll jõudsime. Esimene veerand läbi, aga midagi pole teha. Siin oleme kohal. Siis näed, kurat, ongi see ahi, mis oled ise teinud, jah? Just nimelt. Natuke hakkab pudenema juba siit. No. Väike pitsa ja väike söök ja väga mõnus. Igal juhul, super pitsa, tulge sööma siia ja saate hea elamuse siit ka. Näete, soe. Soojaks, uuesti tehtud soojaks, aga tegelikult on küll ilus ahi ja kõik meil on väga korralik. Nii et tulge vaadake üles koht. No nii, pitsadega käib. Just nii. Ja nüüd, hops! Ei, veel mitte. Kakuke peab küpsema natukene veel. Oi, siit tuleb õite magusat ju tuleb siit ju, See on õige magus. Kuule, see tehnika on hea ju, Hops! Lõpunoodiga! Oh! Kena. Nõnda kena. Pintseldame ka seda veits. Oi, kuule, see oleks parimaid tegelikult, mis sa oled teinud.
elav tuli ja töötav inimene, mul on nii hea vaadata. On küll, tore vaadata. Tore vaadata. Endal ka süda puhkab. Endal ka süda. ja siis üks just ka. Kas see oli päris hea? No nii, siia vist see seiklus lõppes nii-öelda. Et siis aeg on tagasi minna koju. Esmaspäeval tulen kodust välja. Ta on laupäev, nii et mis seal ikka, et siuke asi sai. See oli vaade siit siis ka enne koju minekut. Tegelikult on super ju, ei vä? Depeche baaris, kus õigema sõnut teada kui siin. Condemnation. Never let me down again. And the feet back down in the crowd. No nii, saab küll reisi otsa vist, et kõnin bussi on poole. Laupäev on päev, suht väsinud tegelikult juba. Jah, tuli esmaspäeval kodust välja ja olen jõudnud siia Tallinnasse, näete. Ja oli okei, püüan bussi peale jõuda. Sinna poole jääb bussijaam vist. No nii, tere hommikust. Ma ei isegi tea, mitmes päev see juba on. Igal oli esmaspäeval ma Saaremaale läksin. Tegime seal Kuressaare video, Orissaare video ja siis edasi veel läbi Saaremaa, Hiiumaale ja Tallinnasse ja nüüd on pühapäev, kus otsus kätte jõudnud, nii et ma tegelikult jõudsin eile öösel, jõudsin koju, nii et siuke seiklus, puhkuse seiklus, igati väärt seiklus. Homme tööle tagasi ja vaatame, mis saama hakkab üldse eluga siin. Igal juhul, kered kõvad, teate kogu trilli, humal olgu ikkagi teiega ja ma ei tea, kas midagi uut ütlema teile jaad, et olge mõnusad, nagu öeldakse, aga igal juhul jah. Nüüd ma pean natuke puhkama, taastuma sellest kogu sellest asjast, aga väga lahe oli. Kõik, kes osalesid vähemal rohkemal määral. Aitäh teile kõigile. Pitsat käisin söömas ka ju, see oli ka super eile, jah. 777 pitsa Viimsis on vist Facebooki leht olemas, otsige üles ja saate seal tellida ja jube mõnus. Tõesti head pitsad, õige Itaalia värk ja korralikult tehtud enda pitsa, ise ehitatud pitsa ahjus. Nii et kiitused ka teile muidugi. Olgu. Siin on pood ja ma käin korra siit läbi ja vaatame midagi värskendavat ja igal juhul nagu ütlesin, jumal teiega ja olge siis mõnusad tublid ja tšau.